100 aastat on ringelnud üks järgnevus, nagu meil see valss oli järgnemisel 3 akordi korduvad ringiratast ja võib muud meloodia muutuda, siis on üks järgnevus, see ongi see lafolia või folia, kuidas keegi ütleb, mis tähendab siis hullumeelsust, olnud sellise võib-olla rahuliku karakteriga tants Portugalist, aga ta on tõesti Kolumbluse ja madalmaade ja Portugali mereseltadega Ameerikas ära käinud, tagasi tulnud, käinud mööda Euroopat, tõesti igal maal seda leidub. Võib-olla mõned, kes on koorilaulja või käinud Tesee koloostris, et siis selline laul nagu Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluja, või kes on vallimeetis seisnud. Ärgake Baltimaal, Munda ja Baltia, Admuasta Baltia, Lietuva, Latvia, Igaunia, mis oli viimane sõna, mis oli viimane keel? Igaunia, läti keel tähendas Eestit. Et selles mõttes, et tõesti Läti, Leedu, Eesti on kõike seda järgnevust oma võib-olla teadvustamata teinud, aga meil siis täna, Vahur, ole hea, ütle korraks, et mis kitarriga? Jaa, kõigepealt suurepärane sissejuhatus poole. Kõigepealt kuuleme kitarri kuldajastu olulisema autorit Fernando Sorri vastavat teemat ja ühte variatsiooni ning kõige selle lõpus siis teise sugukuju Mauro Giuliani variatsiooni samamoodi. Ja on tegelikult soologitarri kirjutatud, kui täna siis püüame suurepärase ansambliga siis seda mängida, selle asemel, et seda just kitarri. Ja meie kandlemängija võtame Schmidti jälle kitarri sellist flamenco stiilis, seda saab just väikekandlega teha, jälle väga tänuväärne koostöövorm. Ja teiseks kõlabki Eestist siis nii-öelda La Folia, vaevalt, et Gustav Ernesak seda teadlikult kirjutas Gustav Suitsu sõnadele, et minul on üks raamat ja seal vahel on sõis, aga see järgnevus on väga La Folia meelega. Ja siis tuleb üks Taani La Folia, mida ma tõesti selle kevadel õppisin suurepäraste muusika